kaunist keskhommikut, head vaatajad ja kuulajad Raadio 7 ja YouTube'is. Ja täna ma loodan, et eile õhtul olite üleval, vaatasite Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaali ja märkasite, kes sai finaali. Lauri, kes sai finaali? Jaa, selles mõttes, et kes sai finaali, et Tommy Cash sai finaali ja selle üle on hea meel. Kui sa küsid, et kas me jõudsime ka seda kõike vaadata kogu show'd, no siis kindlasti mitte. Et sel ajal mina vähemalt magasin. Mihhail? Kuule, ma küsingi vastu, kas sina tead, mis jooks üldse on see espresso macchiato? Oled sa seda proovinud? Olen proovinud Itaalias, jaa, see on espresso piimaga põhimõtteliselt, nii et ma olen sellega kursis. Ja ma otsustasin, et kui Tommy võidab, siis ma proovin ka. väga kihvt. Aga nüüd me läheme hoopis kurvemate ja raskemate teemade juurde, sest ma olen ikkagi täiesti rahulolematu Lauri kogu Riigikoguga, et ei ole suutnud ja valitsusega, et ei ole suutnud tätiga läbi rääkida, et ma saaksin rongiga Berliini sõita, sest see on ju kogu Eesti rahva unistus. Räägi, mis toimub, miks ma ei saa Berliini sõita? No sellepärast, et raudtee ei ole valmis ja tõenäoliselt ei saagi valmis. Aga tegelikult, kui naljad kõrvale jätta, ma aasta aega tagasi me Keskerakonnas volikogus võtsime vastu ka avalduse, kus tegelikult need signaalid, mis tulid Lätist, olid ju selged, et Lätil raha jagu ei ole, seal on korruptsioonijuhtumid ja kõik muud ja moodustati tegelikult ka erikomisjon, kes tegelikult uuribki kogu seda protsessi Lätis. Ja vastava ettepaneku me tegime ka Keskerakonna poolt Riigikogus, et samamoodi nagu Läti näitel meie peaksime ka siis moodustama uurimiskomisjoni. Aga seda sõbralikud koalitsioon, tolleaegne siis ka, kus olid sotsid, hääletasid maha. Et meil ei ole probleeme, pole vaja, et me saame nagu ikkagi riikide nii-öelda valitsuste tasemel need asjad nagu korda. Aasta aega möödas, tegelikult me näeme olukord on täpselt sama sugune nagu ta oli, ehk siis Läti ei ole jõudnud järgi, ei ole raha ja siis hästi kummastav oli kuulata, kuidas meie siis taristuministrid, me hakkame nüüd lätlasi aitama. No kuulge sõbrad, et esiteks te ei suuda enda asjadega nii-öelda saada ühele poole, teiselt poolt me hakkame lätlasi aitama. No see projekt ei alganud hästi ja mul on selline tunne, kahjuks see ka ei lõppe hästi. No, ja väga raha mahukas. Seda me veel ei tea, kas ta üldse kunagi lõpeb, aga mul on küsimus, et taristuminister minu arust ju ütles seda, et meile piisab ka sellest, kui me saame sõita Pärnusse. Kunagi saime, aga see sõit tuleb väga kallis. See tuleb väga kallis. Mihhail, mida siis tuleks ette võtta praeguses olukorras? Kas projekt pooleli jätta, rongide ostmine peatada ja alustada Lätiga läbirääkimisi, kus nad raha saavad või mis need lahendused tegelikult on? See on muidugi väga huvitav alternatiiv, mida meile praegu pakutakse, et me ju lähtume sellest, et see, mida me saame, on rong Tallinn-Berliin, aga nüüd suureks plaaniks on rong Tallinn-Häädemeeste. Ja me kõik teame, et see projekt maksab miljardeid, ülalpidamine läheb maksma, seda täpselt keegi tegelikult ei tea, aga vähemalt 50 miljonit aastas vähemalt. Ja nüüd me ostame rongid ja oleme valmis investeerima 70 miljonit selleks, et rongid hakkaksid käima Läti piirini. Et lihtsalt see nagu taust, ma arvan, on väga vajalik selleks, et aru saada, kus me oleme. Ja see on ju väga õige küsimus, et kuidas käib koostöö rahvusvahelise projekti puhul. Ja tuleb välja, et me isegi ei tea, millal partnerid on valmis projekti lõpuni viima ja kas nad on üldse valmis. Tegelikult see, mida me saime sel nädalal teada, kui meie kolleeg Keskfraktsiooni liige Anastasia enda siis korruptsioonivastases komisjonis kuulas ära enda kolleegi Lätist, selle sama erikomisjoni juhi
ja kes väga konkreetselt ütles, aga meie Lätis lähtume sellest, et no kõige parimal juhul 10 aasta pärast. 2035. Ja see on selline orientiir, see ei tähenda, et see on lõplik plaan. Ja tõi välja ka analüüsi, et no esiteks me ei tea, mis hakkab toimuma ehitusturul. Tegelikult me teame, hinnad hakkavad kasvama ja me teame ka seda, et varem või hiljem algab ka Ukraina taastamine. Ja kust me võtame seda ressurssi, ehitajad, materjal, et paralleelselt toimuks nii suure projekti Euroopa, kõige suurema projekti ehitamine, kui ka Ukraina ülesehitamine. Et sellega ju tuleb arvestada ja huvitav on see, et kui lätlased lähtuvad sellest, et nende kilomeetri hind on umbes 15 miljonit, to meie millegipärast lähtume sellest, et kilomeetri hind on 7-8 miljonit. Ja kus see tõde on ja millal see ilmneb, kui me praegu tänase päevani ei oska öelda, kui palju see projekt läheb maksma, kui me räägime investeeringutest, ja teiseks, aga kui palju läheb maksma iga-aastane ülalpidamine ja kes seda maksab kinni. Aga me juba ostame rongid. Rongid me juba ostame. Meil juba seisavad, ühed rongid meil juba seisavad. Meil seisavad rongid, mida me ostsime selleks, et teenindada Tallinn-Tartu marsruudi, seisavad. Ja nüüd me ostame veel rongid, mis tõenäoliselt hakkavad ka seisma. Laial rööpaliselt tõesti seisavad, aga mis kogu selle asja juures veel on, mida tõenäoliselt inimesed veel ei taju, ei saa aru. See marsruut, ehk siis see teekond, kuidas hakkab see liikuma, see rong Tallinnast Pärnusse Häädemeesse ja loodetavasti, kunagi tulevikus loodetavasti ka kaugemale, et see uus raudtee tegelikult on asulatest kaugel. See on probleem. Ja kui me seda küsimust arutasime ka majanduskomisjonis, siis tegelikult kohalike omavalitsuste esindajad, kes nad piirnevad või kust see tee kulgeb läbi, siis juhtisite ka tähelepanu, et suuremad asutused on kaugemal, mis tähendab seda, et inimesed selleks, et jõuda sinna peatusse üldse, peavad kasutama autot. Ja siis on see küsimus, et aga kui suur keskkonna jalajälje see keskkonna üldse jätab. Ehk siis, kui sa saad rongi peale minna, sa pead võtma päris pika veel teekonna ette ja sa pead selle tegema autoga sellepärast, et et bussi ju ei käi sinna. Et võt need nüansid veel, kui juurde nagu kõik panna, siis jällegi tekib küsimus, aga kellele siis raudtee nagu ehitati, kui isegi nii väikse maa lõikes ei saa seal vahepeatustes korralikud inimesed pealegi, Ja see ongi nagu see veel nagu midagi muudki kogu selle asja juures. Ja mis puudutab ronge, eile siis nii nagu taristuminister ütles, et aga ostame siis need ajutised rongid, need lühima rongid, et paneme siis nii kaua, kuni Läti ei suuda või nii kaua, kuni Läti siis veel oma teed valmis saa, et need hakkavad rongid siis vurama. Jällegi, kus raha võetakse. Ja mis siis me pärast nende rongiga tegema hakkame siis, et kui nii-öelda rohkem neid ei ole vaja. Kui kunagi tõesti tehakse, siis tee ehitatakse lätlaste poolt valmis. Ehk siis see sama teema, mis me aasta aega tagasi väga tugevasti tõstatasime, et meil on selle raudteega probleem ja mitte ainult rahastamise probleem. Meil on probleem sellega, kus see hakkab kulgema, keda ta hakkab teenindama täpselt. Kas meie partnerid, lätlased, leedulased saavad üldse sellega hakkama. Ja meie ettepanek oli konkreetselt, et tuleb peatada see projekt nii kaua, kuni kõik nendele küsimustele me ei suuda vastata ja kui on vastused leitud, siis ka vastavad parandused selleks, et seda raudteed teha paremaks, peavad ka sisse viidud olema. See kõik töö, mis me pakkusime välja, ettepanekud, kõik nulliti ära, öeldi, et meil on kõik kontrolli all, Eesti on kindlates kätes, nii nagu see Eesti on kindlates kätes olnud siin juba üle 3 aasta, aga me teame väga hästi, mis tähendavad Reformierakonna kindlad käed. Aga kas ei näita Eesti välispoliitilist suutmatust, et me ei ole suutnud lätlastega
kokku leppida või on küsimus ikkagi selles, et Läti majandus on niivõrd halvemas seisus kui Eesti oma või on nende valikud täiesti teised ja prioriteedid ka? Mihhail? No muidu numbrid näitavad, et Läti majandus on paremas seisus kui Eesti majandus ja Leedu majandus muidu ka. Et nende majandus juba kasvab, reaalselt kasvab, meie tegelikult mitte. Nüüd ma arvan, et see on eelkõige analüüsi küsimus ja võib-olla ka nii Läti kui ka Leedu puhul puudub ka see suur soov näidata, et me oleme kiired, progressiivsed ja teeme ära, sõltumata sellest, kuidas see päriselt majandust mõjutab ja mis on need võimalikud tagajärjed, aga eelkõige, mida me saame vastu. Et Lauri väga õigesti tõi välja, et see projekt toob ka väga palju probleeme. Et eelkõige nendele, kes peaks kasutama selle projekti siis tulemusi. Et ma tuletan veel meelde, et kui kärbiti selle projekti eelarvet, siis võeti välja sillad ja viaduktid. Ehk siis kohalikud inimesed peavad suurte ringidega sõitma selleks, et oleks võimalik seda trassi ümber sõita. Et kelle arvelt seda ehitatakse, kelle jaoks seda ehitatakse, no vastus on tänaseks lihtne, et inimeste arvelt seda ehitatakse, kelle jaoks, no praegu tundub, et eelkõige valitsuse ambitsioonide rahuldamiseks. Ja sa küsisid, et aga kus see rahvusvaheline koostöö on, aga tuleb välja, et see ei ole ka suur prioriteet. Vaata, me räägime rongist, aga tegelikult see on terve süsteem. Et esiteks see ei ole lihtsalt nii, et raudtee on ehitatud, rongid ostetud ja läks käima. Tuleb üles ehitada turvasüsteemi. See turvasüsteem peab olema ühtne. Kui kõigepealt me ehitame enda turvasüsteemi ja siis lätlased enda turvasüsteemi, siis seda tuleb pärast veel omavahel siis kokku panna ja see on nagu täiendav kulu, täiendav aeg. Ja teoreetiliselt või praktiliselt oleks ju õige, et Läti, Eesti ja Leedu teeksid seda hanget koos. Ka rongide puhul oleks odavam ja õigem tellida koos. Ehk siis selliseid asju on tõepoolest väga palju, aga tuleb välja, et see koostöö meid ei huvita. Meid huvitab see meie lõik, mida me teeme ära ja saame öelda, et on tehtud. No see on päris karm surveavaldus tegelikult Lätile ka, aga loodame, et siis me neid ronge ikkagi ühel päeval näeme või siis ei näe enam kunagi, et tegelikult on siin nagu mõlemad võimalused. Aga kui me ei näe mitte kunagi, siis ongi need rahad on läinud järjekordselt mutiauku. Ja kui sa vaatad seda teiselt poolt, et kas me ei ole probleeme, millega tegeleda, on küll. Tervishoid, sotsiaalteenused ja kõik nii edasi. Aga ma lihtsalt ütleks selguse huvides, et väga sageli püütakse päästa projekte, sellepärast, et me oleme juba nii palju kulusid kannatanud, nagu Jorhan Jelgir ja tema isa omavahel asja vaatasid, eks ole, et aga võib-olla mõnikord tuleb see lihtsalt see nina ära lõigata, et mõnikord on ka sellised olukorrad. Aga see ongi asi, et me ehitame valmis, aga veel üks asi, mida me unustame, ülalpidamine. Et see ei ole see projekt, mis toob raha. Jah, siin sotsiaalmajanduslik efekt on muidugi suur, aga iga-aastaselt seda tuleb doteerida. Et see asi läheb maksma. Ja võib-olla veel üks huvitav detail. Mina just hiljuti sain teada, aga tegelikult see otsarong Tallinn-Berliin tähendab seda, et Poolas on ümberistumine igal juhul. Et meil oli alati see arusaam, istusid, oled Berliinis, aga tegelikult ei ole.
igal juhul Mina on jään- Varssavis mina- see ümberistumine. mina jään sõitma lennukiga. Olgu, aga lähme siin korra Riigikokku tagasi ja Lauri, teil oli seal mingi põlevkivi teemaline arutelu jälle, sa vist muuga ei tegelegi seal kui põlevkiviga, mul on jäänud mulje, räägi, mis toimub. Eks me tegeleme muude asjadega ka, aga vaata, eks peab nii kaua tegelema, kui jõuab kohale. Ja me oleme sellest päris pikalt rääkinud ja toonud välja erinevad aspekte, miks pärast peaks põlevkivi ikkagi meie majandussüsteemi jääma on ja energeetikasse. No siiamaani ei ole aru saadud, aga selles mõttes meie ei jäta jonni ja töötame edasi ja tõesti me eile arutasime referendumi korraldamist, kas siis Eesti peaks keelustama põlevkivi oma energeetikas või siis mitte. Teatavasti nii nagu ENMAK ehk siis energia- ja majanduse arengukava näeb ette, et 2035. aastast ei tohiks kasutada põlevkivi elektritootmises ja 2040. aastast siis energeetikas. No mis see tähendab energeetikas? Põlevkivi sektor pannakse üldse kinni. Kui praegu toodetakse õli põlevkivist, siis 40. aastaks öeldakse, et kõik, rohkem me seda ei kasuta, et ostame parem sisse seda kallist gaasi kuskilt loodame selle peale, et meil tuleb siin hästi palju tuulikuid ja päikseparke ja lisaks loodame Estlink 1, 2 ja võib-olla ka 3 peale ja Läti ühenduste peale. Ehk siis tegelikult läbi selle tekitame päris suure julgeoleku probleemi energeetikas. Väga lihtne minu arust, et kas sa toodad ikkagi elektrit selle pealt, mis sul on olemas maapõues, koduhoovis, ja see ei ole sõltuv tegelikult mitte kellegist. Või siis sa ütled, et ei, et teate, meie seda kodukartulit ei söö. Võtame Poolast. Poolast on praegu odavam, aga siis, kui Poola paneb piiri kinni, siis mõtled, mis me nüüd sööma hakkame? Ja vot see on täpselt samamoodi on energeetikas. Ja kui me räägime nii-öelda lisaks selle majanduspoolele ka üleüldiselt süsteemi kindlusest, Mest Hispaania oli väga suur selline ohu näide meie jaoks, et mis võib juhtuda siis, kui roheenergiat süsteemis on rohkem kui juhitavaid. Tulevad tõrked. Ja tegelikult need tõrked on juba olnud ka meie süsteemis, lihtsalt me oleme suutnud vältida blackouti, ehk siis, et meil oleks nagu elekter ära läinud, aga see eeldab ja nõuab tegelikult lisarahalist ressurssi, et süsteemi nagu ülal hoida. Ja selle me maksame jälle ise kinni. Ehk siis, ja ma arvan, et ainuke võimalus, et me suudaksime jätkata põlevkivi kasutamist, on võimalikult kiiresti kukutada see valitsus, kes tegelikult juhib kogu seda energeetika poolt maailmavaateliselt, aga mitte pragmaatikas. Ja need on kaks erinevat asja. Et on antud siis nii-öelda Euroopas lubadus, et meie tahame selle rohepöörde ära teha. Ükskõik, mis tulemus on, täpselt enam-vähem nagu Rail Balticuga. Teeme ära ja pärast ütleme, uraa, meil on tehtud, aga kes see tagajärjest hakkab vastutama, see aeg näitab. Ja see on nagu väga suur probleem tegelikult Eesti riigi jaoks, Eesti inimeste jaoks, et kui niimoodi juhitakse riiki, et teeme ära, aga siis vaata, mis saab, aeg näitab. Mihhail, Türgis on kohe tulemas suur kohtumine, püütakse ikkagi jõuda vähemalt... Kas sa Poola kartulist sa mind ei küsi? Ei, ma mõtlesin, et sa Poola kartulist sa täna rääkida ei saa, et meil on palju teemasid. Aga läheme selle Türgi teema juurde, mis on väga tähtis. Kas on mingi võimalus, et see Venemaa-Ukraina kohtumine seal võiks relvalahule viia lähemale? Vaata, mulle tundub, et siin on kaks aspekti suuremas plaanis. Üks on see, millest me oleme mitu korda rääkinud, et tegelikult mõlemad pooled on sõjast väsinud. Et ressurssi lihtsalt ei ole. Ehk siis ühel või teisel viisil mõlemad pooled soovivad lõpetada. Siin on terve rida aspekte loomulikult, aga see valmisolek on olemas. Ja teine suur asi, millega tuleb arvestada, on loomulikult Ameerika. Ameerika on suur. Ja Ukraina puhul siin on peamiseks küsimuseks, kas Ameerika ka edaspidi müüb relva või mitte. Isegi jutt ei ole sellest, kas annab
ehk siis tasuta. Vaid küsimus on selles, et kas vähemalt müüb olukorras, kui Euroopa aitab finantsiliselt. Sest kui ei müü, sest seda relva lihtsalt ei ole. Ja see on see, millega Trump praegu püüab motiveerida. See on relv. Et Euroopa võib aidata, aga seda relva pole kuskilt võtta. Kõik, mis oli, tegelikult on juba Ukrainale antud. Ehk siis, kui aidata finantsiliselt, siis tuleb aru saada, kust osta. Ehk siis, ja Venemaa suunas, ma arvan, et Trump siiralt andis mõista, et võib see olukord nende jaoks minna veel halvemaks. Et saab veel piirata nafta müügi ja sellega ta näitas, et tal on see majanduslik mõjuvõimalus olemas. Et need on kaks suurt asja, mis nagu näitavad, et selles suunas ikkagi see asi liigub. Rääkimata sellest, et tegelikult juba aasta tagasi juba algas see jutt. Aga sa mäletad, et veel mõni aeg tagasi üldse, kui keegi peaks ütlema, et on vajalikud rahu läbirääkimised, siis see ei olnud legitiimne. Ja et mis rahu läbirääkimised? Sõda võiduni ja teist alternatiivi ei ole. Nüüd tegelikult kõik räägivad sellest, et peavad toimuma nüüd juba lubatakse osa maad ära anda. Meie osad poliitikad ütlevad ikkagi, et tuleb lõpuni minna. No meie oma tea, aga nendel ei ole mõju maailmas, et vähemalt nendest niimoodi ütlevad, aga kui me vaatame, siis vähemalt ajakirjanduses on ju päris palju jutulnud, et tegelikult Ameerikas arutatakse tõsiselt, et vähemalt Krimm tuleb ära anda ja võib-olla teha külmrahu sellel piiril, kus praegu sõda on ja seda, ma räägin ajakirjanduses, seda kirjeldab. Tegelikult seda saavad otsustada ainult ukrainlased. Mis on need tingimused, mis on nendele vastu võetavad. Ei ole õige, et keegi suruks peale. Ma olen Mihhail 100% nõus, see on õige filosoofia, aga kui sa loed kas või Henry Kissingeri diplomaatiat, siis sa saad ju aru, et tegelikult seda saavad otsustada ainult Putin ja Trump. Vaata. Kui ma nüüd olen natukene sarkastiline ja irooniline. No see on rohkem kui iroonia tegelikult. Et me tuleme tagasi selle jutu juurde, mida me oleme siin püüdnud omavahel ka nagu rääkida, et kuidas see maailm on üldse üles ehitatud. Et me siin 100 aastat räägime demokraatiast, tsiviliseeritud maailmas, aga ikkagi oleme alati tagasi. Suured, kellel on jõud, otsustavad. Ja kellel on õigus. Ja väiksemad siis sellega lepivad, et Ei, nad ei lepi. Vaata, Eesti ka ei leppinud, et me olime okupeeritud. Vaat siin on veel see, et see rahulolematus jääb ju igal juhul sisse, isegi viha, äng, kõik see. Ja, aga suured Euroopa riigid, kelle puhul me saame ikkagi öelda, et nendel see mõju on olemas, nende puhul me ei näe sellist relieefset retoorikat praegu. Ei näe. Ei näe. Nad ikkagi saavad aru, et on võimalikud erinevad stsenaariumid ja igal juhul vähemalt Ameerikaga tuleb läbi rääkida ja kui Ameerika ütleb, et Venemaaga tuleb läbi rääkida, siis vähemalt sellega tuleb arvestada. Et see retoorika nagu lihtsalt seda näitab. Et see retoorika on praegu palju tagasihoidlikum, kui oli veel mõni kuu tagasi. Ja kas on võimalik kokkulepe, varem või hiljem mingi kokkulepe tuleb. Kas see toimub juba Türgis, seda me ei tea, aga tundub, et Ameerikas on suur ootus. Ja ma arvan, et see on natuke selline emotsioon, et näidata, me tegime ära, et Trump saaks öelda, et see on minu saavutus, et nüüd nad istuvad, arutavad ja mina tegin ära. Aga ma seda pilti vist praegu veel eriti ei kujuta endale ette, et Putin ja Zelenski istuvad koos ja midagi räägib, ma päris seda ei kujuta endale ette. No ma lugesin kuskilt, et nad on ühe korra üldse kohtunud, et tegelikult päris naljakas on kellegagi midagi kokku leppida, kui sa oled temaga suhelnud ainult ajalehe vahendusel.
tead, vaata, kogu sellest situatsioonist kindlasti Putin tuleb võidumehena välja. Ja see on nagu kurb, on ju. Et kui seda natuke analüüsida, siis tegelikult kui on räägitud kogu aeg, et Ukrainas on see kurnamissõda, et siis nii-öelda lääne pool Ukrainaga kurnab Venemaad, siis tegelikult Venemaa kurnab läänt. Need on kaks erinevat asja ja nendel on olemas see jõud selleks. Ja kui me vaatame ka seda suutlikkust, kui vahepeal või siis algetappides oli kogu aeg see jutt, et Venemaa kohe-kohe, et lõpevad relvastus ära ja lõpevad inimesed ära ja kõik nii edasi, siis me näeme, kuidas piiri taga tegelikult mobilisatsioon käib ja neid inimesi kogu aeg värvatakse armeesse juurde ja kui vaadata siis nii-öelda praegust seisu, siis seal sõjaväes peaks olema üle 1 miljoni juba, 1 200 000 ja see plaan on nagu edasi, et viia see number siis veelgi suuremaks. Nüüd see ongi see kurnamissõda, mis teda tehakse ka Venemaa poolt, on ju. Ja vaadates veel nii-öelda sisse, siis Putin on saavutanud, ma arvan, sisepoliitikas kõik, mis ta on tahtnud, ehk siis jätnud enda kõrvale ainult lojaalsed inimesi, represseerinud, mõjutanud ja teinud väga suure ajupesu elanikkonnale ära, et kõik ju usuvad, et Putin on, nii-öelda see on kõik lihtsustatud ja ütlustatud öeldud, on ju. Aga et kõige õigem inimene üldse ja kõik see tegevus, mis Ukraina territooriumil toimub, on ainuõige. Ehk siis Putin on tegelikult oma eesmärgid täitnud. Nüüd mis edasi? Kui tõesti tehakse vaherahu ära või rahu, on ju, ja kui need jutud, mis on olnud, et siis Krimm jääb sinna, kus ta on ju praegu venelaste käes ja juba räägitakse ka Donbassi ja Luganski alades samamoodi, siis jällegi võit läheb jälle sinnapoole, mitte siiapoole. Ja mis on veel üks oluline aspekt, mida vähe, kes sellest räägib, aga mis nendest sõduritest siis lõpuks saab, nii ühelt poolt kui teiselt poolt. Ja see arv on ju meeletu, et kui me vaatame Ukraina poolt, on seal kuskil 600-700 000, Venemaa poolt üle 1 miljoni, kuhu need inimesed lähevad? Et mõtleme selle peale, et nad on sõjas läbi käinud, nad on tapnud, nad on näinud nii mõndagi, ehk siis nad on ka tegelikult psüühiliselt juba hoopis teised inimesed. Ja kuskile nad peavad minema. Ja vot see on see teine laine, mis lisaks sõjale tuleb ka ja kuidas seda kõik ära ohjata nii Ukraina poolt kui Vene poolt. Need on need küsimused, mida ma arvan, et me hakkame peale sõja lõputegevust väga tõsiselt nende küsimustega, probleemidega tegelema. Ja vahepeal selle nädala jooksul sai paika ka uus Rooma paavst, tuli valget suitsu, selleks sai Leo 14. Leost me tõenäoliselt saame tulevikus rääkida rohkem, aga igal juhul soovime uuele paavstile õnne ja see on küll positiivne noot, millega lõpetada. No me veel ei lõpeta. Mihhail, sa lootsid, et me lõpetame, aga me veel ei lõpeta. Ta ei anna nii lihtsalt lõpetada. Meil on üks selline oluline asi, mida me veel mainime ja seal ma ootaks teie kommentaare ka, et täna kell 3 hakkavad üle Eesti sirenid undama, kui ma õigesti vaatan, 22 linnas. See on päris suur arv, kas inimesed peaksid olema mures või mis te soovitate? No minu arvates see on küll positiivne, et me tegeleme kodanikukaitse küsimustega. Et me oleme sellega natuke hiljaks jäänud, siin on veel palju teha, aga iga samm on oluline. Sellest võiks veel pikalt rääkida, mida veel oleks vaja teha ja kus on siis sellised kitsad kohad, aga nagu iga samm on oluline. Et ma arvan, et meie siin saame rääkida sellest, et kui Keskerakond oli Tallinnas võimul, siis Tallinn oli esimene omavalitsus, kus hakati tegelema ressurssi loomisega. Selleks, et kui tuleb hädaolukord, et meil oleks vajalik ressursse, et enda siis Tallinna ressursiga oleks võimalik lahendada neid probleeme, mis hädaolukorras tekivad. Plaanid, generaatorid, voodid, toit,
et noh, meie sellega hakkasime tegelema juba päris mitu aastat tagasi. Tsiviilkaitse on ju väga oluline ja just kui need teated hakkasid tulema, et toimub õppus ja nii edasi, arutasime ka kodus naisega ja naine ütles, et tema, kui käis koolis, siis see oli loomulik, et käisid sireenid, õppused toimusid, tema seda mäletab. Lisaks tüdrukud klassides õmblesid neid maske marlidest. No see kõik oli olemas ja mingi hetk nagu kadus ära, aga samas me teame väga hästi, kui hästi on üles ehitatud soomlaste tsiviilkaitse, on ju varjendid ja õppused ja kõik nii edasi. Et me oleme nagu mingi hetk lasknud ennast lõdvaks ja kui need see kõik on nagu peale tulnud, on ju, et noh, võib-olla ühiskond ei ole seda sellisel viisil vastu võtnud, noh, kui oleks loomulikult, oleks võinud seda, on ju, aga noh, see on kõik, mis praegu toimub, on ju nii-öelda see, mis toimus ennem, aga ta on vahepeal unustatud, aga teised riigid on pidevalt arendanud tsiviilkaitset. Nii et täna kell 3 jääke rahulikuks ja ärge kuskile jooksma hakake, midagi teha pole vaja, see on lihtsalt test ja kontroll. Täna olid stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats, mina saatejuhina Janek Mägi ja kohtume teiega, head kuulajad ja vaatajad, täpselt nädala pärast keskhommikust.